Tere, te vaatate saatesarja Horisont. Mina olen selle saatesarja toimetaja Erik Poltovski. Me tahame täna rääkida teile Pimedate ööde filmifestivalist, mida korraldatakse juba 21. korda aastast 1997. Ja ta on tõusnud selle aja jooksul A-kategooria filmifestivaliks. Üheks 15 maailma kõige tähtsamast filmifestivalist. Väidetavalt on ka PÖF üks maailma pikimaid filmifestivale, ta kestab 2 nädalat. Niisiis, peaaegu 1,5 nädalat on jäänud filmifestivali veel edasi kesta ja te kõik võite sellest osa saada, kui te kiirustate kinno. Aga selleks, et teil oleks kergem valikuid teha ja teada saada, kuidas neid filmivalikuid teha, mida vaadata ekraani peal, selleks ma olen kutsunud siia stuudiosse täna Tiina Lokki, kes on PÖF-i direktor ja asutaja. Kui te veel ei tea, siis Tiina Lokk on ka või oli filmikunsti professor Balti Meedia ja filmikolledžis ja Euroopa Filmiakadeemia liige ja muide ei ole enam poliitik, nagu ta rõhutas mulle ennem saadet. Ja järgmisena on meil siin Aivar Roop, kes organiseerib PÖF-i algatatud uut loometööstuse platvormi Creative Gate, mis on siis kas loomingu värav või loominguline värav. Ja kolmandana istub meil Mikk Grandström, kes on PÖF-i administratiivjuht ja mitmete lühifilmide autor, kui ma tean, ja noorte lastefilmide festivali Just Film juht. Ma küsin kohe, et A-kategooria festival, see tähendab, et PÖF on tõusnud maailma kõige tähtsamate filmifestivalide hulka. Ta on võrdne Cannes'iga, Berliini festivaliga. No see on nüüd natukene liialdus selles mõttes, et jah, me oleme selle 15 festivali hulgas, kellel on õigus teha nagu võistlusprogramme koos siis maailma esilinastuste, rahvusvaheliste esilinastustega nii-öelda piirideta. Meil ei ole geograafilisi piiranguid ja temaatilisi piiranguid, et kõikidel teistel festivalidel ülejäänud, kes sealt väljas on, siis on need piirangud peal. Need piirangud on seatud FIAF-i poolt, see on siis üks selline organisatsioon, nagu mina nimetan teda selline lamav tiiger, et ega ta muidu väga palju midagi ei tee, aga kui on mingisugused probleemid või noh, ütleme, tema reguleerib tegelikult seda filmimaailma väga kõvasti. See on siis ülemaailma rahvusvaheline filmiprodutsentide assotsiatsioonide föderatsioon. Ja sinna siis kuuluvad tõepoolest alustades Hollywoodi suurtest produtsentidest ja stuudiotest kuni siis ka väga pisikeste filmiriikideni välja. Ja vot, kuna film on selline huvitav nagu valdkond, kus ühtivad nii, saavad kokku nii tööstus kui siis looming ja käivad ka aegalt läbi väga suured rahad, siis siin on kõik need asjad nagu väga rangelt reguleeritud. Seda enam, et festival filmivaldkonnas, no siin on ka muidugi sõltuvalt kategooriatest ja nii edasi. Aga festival nagu need A-klassi festivalid, need on põhimõtteliselt teataval määral nagu sellised suunanäitajad ja industry trendide määrajad ja selle tõttu sinna nagu niisama lihtsalt selle keskele ei saa. Nüüd jah, me oleme ühes reas nagu Cannes'i, Veneetsia, Berliini, Locarno, Karlovi Vari, Varssavi, Goa, Marte Plata, Kairo, et seda nüüd küll, aga ma peaksin olema hull kuubis, kui ma peaksin hakkama rääkima sellest, et PÖF on nüüd võrdväärne Cannes'iga või siis Berliiniga või ka Veneetsiaga, et terve filmimaailm tegelikult mahubki ära 3 nurka, Cannes, Berliin ja siis tegelikult veel Los Angelese filmiturg. Et see on see 3 nurk ja need, noh, ütleme, Berliini ja Cannes'iga ei ole nagu mõtet iiali, aga kunagi need on täiesti out of, nad on väga erilised ja kui me millestki võistleme, siis pikkuses, sest et nemad on ka 2 nädalat, aga me oleme tegelikult, miks me oleme maailma kõige pikem, sest meil on nagu 2 nädalat ja veel 3 päeva. Ehk siis meie jahime nagu nädala lõppusid, sest et PÖF-i festivali eelarve sõltub nii tohutult box office'ist ja sellest, kuidas publik meid armastab või ei armasta, et meil on seda nädalavahetust lihtsalt ühte juurde vaja. Mis see box office on? Box office on see, et kui palju eestlane või noh, ütleme, kes siin tallinlane, tartlane ostab pileteid ja kinos käib, et kas ta hääletab jalgadega nagu tugevalt või nõrgalt. Ja sestap on meil ta lihtsalt nii pikk, et selle 3 päeva võrra me oleme pikem. Tavapäraselt A-klassi festivalid ongi 2 nädalat. Mis asi see Kärgfestival on?
kusagil siin ma kuulsin sellist väljendit, et see PÖFF on muutunud kärgfestivaliks. PÖFF on kogu aeg olnud kärgfestival, see on olnud tema struktuur. Ehk teisisõnu kärgfestival tähendab seda, et meil on olemas suur põhiprogramm, mis annab sellele festivalile nime Pimedate ööde filmifestival ja selle sees või siis nagu niimoodi üksikud sellised nagu mesilase kärje moodustised on siis meie PÖFF Shorts. Me viisime praegusel hetkel selle PÖFF Shortsi alla kokku Animated Dreams ja siis Leapwalkers, üks on siis nagu juba pealkiri ütleb animatsioonifilmide festival ja teine on siis lühi- ja tudengifilmide festival. Ja siis on meil veel Just film, mis on siis noorte ja laste filmide festival ja viimane kärg selles on Industry, mis siis omakorda veel koosneb Storytechist, Creative Gate'ist ja Industry at Tallinn ja Baltic Event. Neid peaks ingliskeelsed terminid peaks ka lausa eestlastele ära tõlkima vist. Jah, sest et meil on me üldse ei taha mitte poosetada nende ingliskeelsete terminitega, aga kuna väga suur osa, et mitte öelda 2/3 meie suhtlust on kogu aeg väljapoole inglise keeles, siis paratamatult need on muutunud sellisteks käibeterminiteks on need ingliskeelsed nimetused. Üle maailm vist üldse, kogu filmitööstus ongi vist ingliskeelne, eks ole, jah? Jah, nii on see nagu määratud sellises kirjutamata seaduses, et filmitööstuse selline keel on inglise keel. Nick Granström peab meil siit varem saatest ära minema kahjuks, muidu ta ütles, et jäävad seansid ära, kui ta ära ei lähe. Mis asi see noorte ja laste filmide festival Just film on, kui see on üks PÖFFi osa? Ja see on üks PÖFFi osa, see on tänaseks juba 17 aastat olnud PÖFFi osa. Ja nagu nimi ütleb, siis see on laste ja noorte filmide festival. Ehk et me üritame siia tuua 10 päeva jooksul siis kõige paremad selle aasta laste ja noorte filmid ja tegelikult tänu sellele, et PÖFF on saanud endale A-kategooria staatuse, oleme saanud ka nii-öelda uusi filme. Et eile oligi mul hea võimalus suhelda meie rahvusvahelise žüriiga, kes ütles, et ei tea, kas oli mõtet sinna Tallinnasse Just filmile tulla, et on 2 festivalil juba käinud, et mõlemal oli sama programm, aga üllatust tuli lennujaama, võttis kataloogi ja vaatas, ta ei tea ühtegi filmi. Et see on ääretult suur kompliment meie jaoks. Ja lisaks filmide näitamisele, vaatamisele meil on hästi palju erinevaid muid programme, tegevusi lastele ja noortele, filmiharidusega seotud programmid. Meil on ka oma interaktiivne platvorm õpetajatele, kuidas õpetada filmi koolitunnis. Ehk tegelikult meie töö ei ole ainult PÖFFi raames näidata 10 päeva häid filme, vaid me töötame tegelikult aasta läbi just sellega, et õpetada kogu seda audiovisuaalset keelt, sellest aru saada, seda tundma õppida ja mis siin pattus alates on ka meie endale tuleviku mõttes meie suurele PÖFFile publiku kasvatamise kasvulava. Kui suur üldse praegusel hetkel maailmas on lastefilmide tööstus? Isegi Tallinn film tegi omal ajal lastefilme, rääkimata Nõukogude Liidust, Mosfilmist ja nii edasi. Hästi palju tehti neid. Ameerika Ühendriikides on lastefilmide tööstus arenenud. Väga suur on. Et kui võib ekslikult arvata, et kes siis neid lastele ja noortele filme teevad, siis neid teevad tegelikult väga kogenud, väga tuntud tegijad. Ma võin numbrite keeles ka natuke rääkida, näiteks kui meil on 50 filmi programmis, siis nimekirjas on juba üle 1000 julgelt, mis nii-öelda seal sõelal on. Ja see on ainult tegelikult väga väike osa veel sellest, mida tehakse. Hästi palju, et see muidugi teeb valimise ja valiku väga keeruseks, aga tööstus on hästi arenenud. Aivar Roopet, PÖFF algatas uue loometööstuse platvormi Creative Gate, siis loomingu värav või loominguline värav, kumb sinna õieti öelda on? Jah, jällegi jutuks saanud ingliskeelsed väljendid, et tõlgime ta siis nagu loovuse värav või, et värav on, eks ju, mõlemad pidi kasutatav, saab sisse ja välja käia. Et tegelikult selle platvormi mõte ongi siis see, et ikkagi tõsta keskmesse Eesti loovad inimesed, need, kes suudavad enda peaga välja mõelda sellist, ütleme siis väärtus, mida on võimalik siis nii välja Eestist müüa, kui ka siis kutsuda siia muu maailma tegijaid, et nad teeksid siin koos
nii-öelda loovaid projekte ja nende loovuse all meie oleme siis fookusesse võtnud loomulikult filmikunsti, kõik, mis toimub ümber filmide tootmise. Ja tõesti hea on see, et PÖFF on lihtsalt selle 21 aastaga nüüd kasvanud nii suureks, et ta suudab pakkuda ka nii-öelda siis väljundit või uusi projekte ja koostöövõimalusi mitte ainult filmitootjatele, kes siis igapäevaselt toodavad filme, produtsendid, režissöörid, vaid ka nii-öelda kaudsemalt seotud valdkonnad. Me räägime siis filmidele muusikat loovatest heliloojatest, me räägime kõikidest nendest inimestest, kes jäävad kaadri taha, ehk siis filmikunstnikud, kes loovad seda pilti, mida me näeme. Me räägime ka eraldi animatsiooni ja ka nukufilmi tegijatest, kes on ka kuidagi teenimatult Eestis jäänud natukene kaadriserva. Me püüame neid rohkem fookusesse tuua läbi selle Creative Gate'i platvormi. Moekunstnikud. Ja kõik, mis puudutab disaini. Valgustavad operaatorid. No see on nagu omaette teema, et ta on nagu filmikunsti sees, aga selle mõte on tegelikult selles, et film on nagu kaunite kunstide sümbioos, et ekraanil on praktiliselt kõik, et me tahaksime just selles seoses ja seonduses ehitada üles süsteemi, kus me saame siis promoda kirjanikke, muusikuid, kunstnikke, disainereid, moekunstnikke ja loomulikult läbi selle, ütleme filmi kunstnikud, see nüüd professionaal, mis on filmi sees, aga tema omakorda on seotud just nende samade disainerite, arhitektide, moekunstnike, kõige sellega ja võt niimoodi me nagu siis neid kärgesid siin siis ehitame vaikselt. Jah, nii et see Creative Gate on lihtsalt niisugune grupp teenuseid, kus me siis tõesti oleme pakkunud välja erinevaid võimalusi Eestis nendest 5 valdkonnast, nendele loomingulistele professionaalidele võimalusi saada erinevaid nii alates täiendkoolitusest kuni selleni, et me tõesti toetame seda, et nad saaksid maksimaalselt välja imeda seda uut teadmist nendelt välisekspertidele, kes saabuvad PÖFF-i ajaks siia. Nii et me proovime seda seltskonda, kes selle filmitööstuse ümber täna toimetavad, nende professionaalset taset tõsta, kui ka siis neid Eestist välja nii-öelda, kui lihtsalt öelda müüa. Ja siin on hästi oluline on veel see, et tegelikult needsamad me rääkisime enne Eesti näitlejatest, et teatri me tõmbame sellesse süsteemi läbi näitlejate, et meile juba neid näitlejaid promome tähendab tegelikult miski ei ole sündinud päris tühja koha peale, vaid me igat asja tegelikult see on üks suur pikk ehitamine ja mida ehitatakse juba 21 aastat ja tõenäoliselt ehitatakse veel pikalt ja show businessis ongi nii, et ega kunagi miski asi ei tohi valmis saada nagu Tallinna lingi. Et aga siin on nüüd konkreetselt ka see, et meil on terved programmid välja mõeldud näitlejate promomiseks. Me toome sisse täiesti uue asja nagu Screen Stars, kus on siis noored talendikad näitlejad nii meilt Eestist kui ka regioonist, et me käsitleme tegelikult ja see on ka nende A-klassi festivalide, ütleme üks filosoofia, et kuidas neid on ka maailmakaardile paigutatud, et näiteks meie regioon, mis on nagu, kus siis peaks olema nagu meie nagu kellega siis käsitlema on siis tegelikult Läänemere äärsed maad ehk siis Põhjamaad, mõneti Saksamaa, Poola, Ukraina, Venemaa ja siis ja loomulikult Baltikum. Ja loomulikult ega me ei jõua iga aasta kohe ja kõigiga tegeleda, aga sisuliselt, et need on need maad ka, kes reaalselt teevad omavahel koostööd. Ja nii me üritame siis kõiki neid valdkondasid, mida siis me siin Aivariga kahe peal oleme loetlenud, põhimõtteliselt tuua nagu pildile ja liita tugevamini kokku, sest et tegelikult filmimaailmas koostöö filmide tegemine, see on ilmselgelt juba on ammu nagu üks väljapääse teid ja väljundeid, kuidas filmi elus hoida, ma mõtlen ennekõike Euroopa autorifilmi ja kindlasti see kusagile kao, pigem ta areneb veelgi enam. Kui palju erinevaid filme siis PÖFF-il praegusel hetkel näha saab? Praegusel hetkel saab 233 on siis selle nii-öelda suure PÖFF-i või mängufilmide PÖFF-i raames 50 justil ja siis PÖFF Shorts toob ligi 300 filmi, nii et arvutage ise üsna palju ühikuid, kui niimoodi võttes. Aga senikaua, kuni publikut jätkub, siis on ju kõik hästi. Kus kohas PÖFF-il näha saab? Siin Solarises, Artise kinos ja Sõpruses, Kosmoses, Sisi Plaasas, Tartu Sinamonis ja Ateenas. Pärnus ka?
ei, sellepärast, et Tartu meil õnnestus jätta ja Tartus toimub PÖFF algusest peale ja sellega me selle võitlesime FIAF-is välja, et seda on hästi palju mu käest küsitud, et miks me enam ei ole nagu üle Eesti. Et sellel on tegelikult 2 põhjust. Üks on see, et FIAF ei luba, et ta keelas selle koheselt ära, sellepärast, et see klassifitseeruks nagu ütleme filmide levitamisena. Meil oli nagu raske tollel momendil nagu vaielda, sest et me saime alles selle statuudi ja mis sa vaidled selleks. Et tegelikult me ei ole kunagi ütleme ühtegi filmi näidanud rohkem kui 4 seanssi. Lihtsalt see ongi see kombinatsioon oli alati, et teistes linnades näidati sellest põhiprogrammist, et kui me näitasime 2 seanssi siin, siis 3. oli Tartus või siis tavaliselt mõnes teises linnas. Et see oli nagu üks asi, teine asi on ka see, et tollel momendil ja ka veel praegu see nõue sobib meile, sellepärast, et me peame kõigepealt ise aru saama, et see on tegelikult suur tunnustus, et me selle võimaluse saime, aga just nimelt see on võimalus. See on nüüd võimalus ehitada järgneva 5-10 aasta jooksul üles tegelikult täiesti uus formaat. Ja loomulikult ütleme selleks, et ka otsustada, kas sinna sobivad ja mahuvad ka teised linnad, ei pea 10 aastat kuluma, aga me peame ise saama nagu jalad maha, et me teame täpselt, et me ju praegusel hetkel väga palju katsetame, me väga palju ehitame, teeme pilootprojekte, et mis toimib, mis ei toimi, et me peame ära kasutama seda aega, kus meil praegu on õigus teha vigu, selleks, et välja kujundada nagu oma enda nägu ja kui me nagu teame ja me tunneme ise ennast kindlatena, siis on nagu võimalus ka minna juba teistesse linnadesse tagasi, hakata seda nagu uuesti võitlema, et me selle õiguse uuesti kätte saaksime. Et kuidas A-kategooria filmifestivalini jõuti, mida siit võiks kõrva taha panna meie ärimehed, kes tahavad maailma vallutama minna, et nüüd te olete midagi sellist teinud, mis on nagu muutunud omamoodi fenomeniks. Ma arvan, et siin on õige Tiina vastama, et äriliselt kui tulust on. Ma arvan, et esiteks seda on mitmesse lahtrisse jälle võimalik jagada. Kõigepealt ma võin ütelda nii palju, et kaasa arvatud ka mina, kui ma oleks teadnud, mis mind ees ootab, kui ma seda festivali hakkasin tegema, siis ma ei oleks seda iial hakanud tegema. Teiseks on see, et ükski normaalne ärimees ja ükski normaalne meesterahvas mitte kunagi, seepärast ma ei ole siia saanud ka kunagi endale kedagi asemele vähemasti täna, kus on ju hetki olnud, kus ma oleksin vägagi tahtnud sellest paadist kõrvale minna. Defineerime normaalne. Normaalne, tähendab, ütleme see, kes mõtleb nagu peaga ja ratsionaalselt, siis ta ei oleks seda ette võtnud, sest et selle asja trikk on see, et ma pean tegema seda üritust ja ma hakkan seda tegema kohe sisuliselt, kui üks läbi saab oma meeskonnaga, mitte mina üksinda, ja seda ette valmistama, aga ma ei tea, mis eelarve mul tuleb. Ja ma ei saa seda eelarve numbrit enamasti teada kuni 1. oktoobri. Riik toetab seda? Seda küll, aga minu festival peab valmis olema, saate aru. Edasi toimub lihtsalt teostamine hiljemalt augusti lõpuks. Nii et see on nagu see, mis on see kõige suurem trikk selle juures ja kõige suurem psühholoogiline vaimne pinge, mis kõik iganes ja ma saan aru, et paljudele ärimeestele see mõiste on võib-olla tundmatu, aga mina ei saa rahvusvaheliselt riskida ei enda nime, festivali nime ega ka Eesti mainega ja kui mul on tehtud üks kokkulepe, siis ma ei saa ütelda 1. oktoobril, et ups, välja ei tulnud, ma pean selle ära tegema. Aga selleks, et seda teha, ma arvan, et peab olema piisavalt napakas lihtsalt ajust, et seda selles vastu pidada ja tohutult armastama seda, mida sa teed, et seda eriala sa saad ja võid olla ja lubada endale palju rohkem selles mõttes, kui sa oled oma eriala proffa, et sellist asja sa ei saa üles ehitada ega juhtida. Vaat meil on ka nagu hästi palju levinud see, et on nagu juhid, et täna ma juhin ühte asja, homme ma juhin teist asja ja ülehomme 3. asja. Et siin sa pead väga täpselt teadma oma eriala ja oma valdkonda, kui sa sellisel kujul seda üles ehitad süvitsi, et siis on see võimalik ellu jääda kõikides nendes asjades ja võib-olla tuleks kasuks, kui noorpõlves on sporti tehtud. Ma tükk aega oma elus mõtlesin, et milleks oli kasulik see, et ma jooksin pikka maad pikalt
et nüüd ma olen aru saanud, miks see kasulik on olnud, et see on andnud mulle kannatlikkust ja oskust energiat jaotada. Aga ma ikkagi sekundeeriks Tiinale, et tegelikult see filmifestivali tegemine, niisugune suure rahvusvahelise filmifestivali tegemine väga väiksel turul. Seda olukorda saab väga hästi võrrelda muude ärivaldkondadega. Et reeglina, kui sa toimetad väga väiksel koduturul, siis, ja sa tahad välja siit saada, siis üks hea nipp on leida mingi väga spetsiifiline nišš, sest väga raske on minna väikeselt koduturult mingisuguse väga laietarbe kaubaga võistlema suurtele turgudele. Et selleks, et siit välja saada, on alati tark alustada, leida mingi oma väga hea nišš ja Tiina on seal absoluutselt leidnud, eks ju, ja 21 aastat seda lihvinud ja selles mõttes see nii-öelda A-klassini jõudmine on niisugune nagu boonus, eks ju, et see polnud ju eesmärk omaette sinna jõuda, vaid see oli lihtsalt see, et sa uskusid sellesse tootesse ja teenusesse, mida sa tegid. Ja see tegelikult kehtib igas ärisektoris, et kui sa ise usud seda toodet ja see toode on ka hea ja nii-öelda õiglaselt hinnastatud, siis on teda võimalik müüa üle maailma. Et sama kehtib ka tegelikult selle festivaliga, eks ju, et kui teha hästi eksklusiivset, keerulist, tohutult kallist asja, sellise asja müümisega saavad väga vähesed hakkama. Kui sa teed sellist toodet või teenust, mida on tegelikult vaja, ta on oma nišis väga hea ja sa ise oled 100% usud seda, mida sa teed, siis reeglina saadab sind edu. See on paganama raske, aga see on võimalik. Nii et vähemalt PÖFF on selle ära tõestanud. Et tegelikult just kui kõikide reeglite järgi PÖFF ei peaks toimuma Eestis ja Tallinnas, sest seal on teatud nagu ütleme, üldiste ärireeglite järgi ta ei peaks olema siin. Aga näed, siiski on. Ta ei peaks mitte mingisugust asja, ütleme, meie turg on liiga väike sellise festivali jaoks. Need on, kui te võtate teised A-klassi festivalid, siis nende taga on kõik suured turud, Karlovi Vaari, Kesk-Euroopa, Tšehhi, eks ole, Itaalia, Veneetsia, Itaalia-keelne kogukond, Prantsuse Cannes, eks ole, nii edasi, Saksa, Berliin, eks. Et meil on juba see on nagu esimene suur vastuolu, et mitte kunagi ei tekiks. Teine on see, et endine Nõukogude vabariik, mida polnud 25 aastat tagasi kaardilgi ja tänagi tihtipeale veel küsitakse, et kas te olete Balkanilt. Baltimaad ja Balkanid. See tavaliselt A-klassi taga on väga suured ja arenenud filmitööstused. Me ikka alles areneme. Ma tooks siia üks huvitava illustreeriva näite, et kas te teate näiteks riiki Euroopas, mis on imepisikene ja kes ise ei kasvata ühte toorainet, aga on selles maailma täielik tipptegija ja teenib selle pealt kõige rohkem. Praegu ei tule ette kohe nii automaatselt kiiresti. See maa on Šveits ja selle brändi nimi on Nestle. Šveitsis ei kasva kohvi, aga nad on suutnud Nestlile anda läbi Nestli on antud kohvile ligi 1000-kordne lisandväärtus. Nad panevad need pisikestesse kapslitesse ja pakuvad superteenust sinna juurde. Kõik need masinad, need kapslid, need maitsed ja nad ise ei kasvata, ajalooliselt ei oma mingit sidet kohvimaadega, aga nad suutsid teha sellise toote. Nad ise nii õudselt armastasid seda, mida nad tegid. Ja samamoodi Eesti pole mingi superfilmimaa. Aga palun väga, meil on PÖFF, eks ju, kes toob siia üle maailma, eks ju, täielikud tipud, sest me lihtsalt mingid inimesed armastavad siin kohutavalt filmi ja nad tahavad sellest teha sellise elamuse, mida nad naudivad ise ja pakkuda seda ka teistele. Selles mõttes mulle väga meeldib, et see ongi see, et see, mis Tiina ütles ja mida Aivar siin kõrval ütles, et sa peadki olema selle ala nagu täielik fänn nagu. Et sa pead hommikul tõusma üles ja sa pead tahtma seda nagu teha, et sa pead kaifima seda adrenaliini, mis siin 17 päeva on, aga mitte ainult 17 päeva tegelikult juba siis, ütleme siis jaanuarist alates. 365 päeva aastas tegeled ainult sellega või? Ainult sellega, jah. Et selles mõttes sa pead ikkagi nagu peast natukene. aga see on vahva, no. Aga sa pead ka proff olema, sellepärast, et selle eeldus on see, et sa jagad seda asja, mida sa teed. Et see peab midagi sulle endal pakkuma, jah. Magada ka nende PÖFFi päevadel saate või teil läheb nii eluks, nii kiireks? Nii ja naa. Mina arvastan selle kohta sellel ajal öelda, et söömine ja magamine on nõrkadele, kui festival käib. Filmifestivalid on see, et kui nendesse maadesse, kus
linnadesse, kus see festival toimub, tulevad kokku hästi paljud kuulsused, filminäitlejad, režissöörid ja nii edasi, kes Tallinnasse on nendest kuulsustest tulnud meie PÖFFi puhul. No sellele saab niimoodi vastata, et vaat eestlase jaoks on ju kuulsus ainult A-klassi staarid Ameerikast. Et nendega on meil juba muutunud niisuguseks toredaks naljaks, et näiteks, et no meil ei ole seda raha. Ütleme nii, et ühe staari siia toomine, me eelmine aasta tegime ühe väikse staariga ja tegime Sony klassikuga sellist nii-öelda treening esilinastust, et mis see läheks maksma, kuidas seda üles ehitada. Ja see väga niisugune minimalistlik läks meile maksma 70 000. Et keskmiselt ühe sellise staari toomine läheb maksma, no ütleme miinimum 100 000. Et kõik, mis temaga siis nagu kaasneb, alustades superlennupiletitest ja kõigest muust. Et see on nagu üks asi. Aga iga aasta meil on nagu ikka niimoodi keegi tulemas. Sellel aastal meil on John Malkovichiga film, kus ta on nii näitleja kui ka siis produtsent ja lihtsalt lõbus lugu. Et film klassifitseerub tegelikult UK alla ja me teadsime ka seda, et osaliselt tähendab, et nad on üldse Londonis ja muidugi jube uljalt kutsusime, meil on sõbrad ühised ja kõik oli väga fine, Malkovich juba nõus tulema. Meie küsib, et kas võib naisega tulla, meie ja loomulikult, palun, sest et Londonist käib isegi meil on jõukohane tuua, eks. Siis läheb natukene aega mööda ja siis on nagu hakkab juba niimoodi on selge, et aga ei, et mul on nüüd nagu vaja LA-sse sõita, et oi, et meil läksid nagu uue filmivõtted käiku. Et ma tulen LA-st. Los Angelesest. Ja siis kukkusid meie niimoodi kõik sisikonnad sinna samusesse kohta, sellepärast, et tuua juba 2 inimest LA-st, eks. No see oleks olnud meil juba üle jõu käib. Aga samas on see, et ma arvan, et me jõuame sinna, sest et tegelikult see on jälle selle hoone üles ehitamine ja võib-olla see on isegi hea, et ma olen selles mõttes muutunud nagu väga filosoofiliseks seda PÖFFi tees, muidu ei jääks ellu. Et ilmselt iga asi tuleb omal ajal, et kui me oleme ka ise selleks täielikult valmis, et täna me veel ei ole valmis ka lõpuni, et me ehitame praegusel hetkel üles oma kommunikatsiooni ja pressi, me ehitame üles oma külaliste osakonda, oma turundust, see kõik eeldab seda kuni sinnamaani, et ütleme nii, et me praegusel hetkel otsime isegi seda kohta, kus siis seda korralikku, meie keeles siis musta vaipa teha, et me ei ole ka siin veel seda kohta fikseerinud, sest päris sellist klassikaliselt head kohta nagu ütleme seda tüüpi staarid on harjunud kätte saama Tallinnas muideks ei ole üldse, eks. Et see selles mõttes, aga tore oleks muidugi, kui eestlane algselt ja ka ajakirjandus mitte ei otsiks neid A-klassi staare ja harjutaks näiteks oma intervjuude tegemist ennekõike kõigi nende väga põnevate, väga tunnustatud ja tuntud muu maailma režissööride, produtsentide, näitlejatega, heliloojatega, kes meile siia tulevad ja kokku on meil 1220 väliskülalist sellel aastal ja kui te vaataksite näiteks kas või sellelegi asjale nagu on EU konverents, keda me tegelikult ka koos Kultuuriministeeriumiga oleme siia nagu toonud, kes on need nimed ja inimesed, eks ju, ja kes tulevad siia Storytechi konverentsi raames ja üldse ütleme, see list, mis meil on, iga aastaga teeb nagu väga suure kvaliteedihüppe. Ja ma üldse ei tee nalja, et mulle tundub, et esiteks meie telemeedia alahindab oma vaatajat, kui ta ütleb, et neid ei huvita väliskülalised ja milleks ta üldse ja et eestlast huvitab vaadata ainult teist eestlast ja ma tean küll jah, et see on mulle tundub nagu suurem infosulg, kui isegi vanal nõukaajal oli. Ja teiseks on see, et nagu oletame, et nüüd tulebki see Brad Pitt, eks ole, siia või Malkovich näiteks, eks. Aga see ei ole ühtegi intervjuud teinud ühegi nagu sellise suurema staariga ennem seda. Et see ka nõuab tegelikult ilma naljata nagu teatud oskust, harjumist, et sa ei saa küsida, et kuidas teie viimane lahutus oli, eks. Et sa tuleb natukene midagi rohkemat küsida. Et need on nagu sellised asjad, et mida me tegelikult peame endale teadvustama, et see pole ju mitte ainult PÖFFi ehitus, vaid see on meie kõigi väga suur ülesehitus praegu, mis toimub juba 3. aastat ja mis tegelikult läheb edasi, sest et see puudutab ka meie vaatajad, kes on muideks fantastiline, sellepärast et kõige rohkem ongi meil valmis vaataja.
et ma mäletan, kui me kunagi alustasime siis ja tõime oma esimesi väliskülalisi nagu filmide ette, siis oli nagu selline haud, vaikus, kus kuulis ka juuksekarva kukkumine oli kuulda, eks. Siis täna kiidavad meie väliskülalised eranditult meie vaatajad. Ütlevad, et esiteks on väga soe vastuvõtt, väga huvitavad küsimused on. Kõik küsivad, et see ei ole mitte niimoodi, et nagu Mikk ütles, et kõik filmid on ennem nähtud. Ma ütlesin, et issand jumal, et tavaliselt on see, et moderaator küsib ja publik vaikib. Aga teil tulevad nii professionaalsed küsimused publiku hulgast, eks. See tähendab, et iga selle linastuse ees on niisugune küsimuste või järel on mingi rahvas saalis saab küsida. No mitte iga, meil on praegusel hetkel on ka see arv kasvanud, et ütleme, sellest 233-st ma nüüd täpselt arvu ei ütle, aga kuskil üle 100 on siis külalistega. Aga see on ka meie koduleheküljel kogu aeg info on väljas. Nii et nemad on tegelikult kõige rohkem muideks valmis. Ja siit on, nagu ma arvan, ainult üks samm selleni, et see sama telemeedia palun võtke ja rääkige, et meil on, kui ei oleks eestlane valmis ja huvitatud, siis ta ei tuleks ega ei küsiks saalis. Aga see on tõesti fantastiline lihtsalt, kuidas meie külalised kiidavad tegelikult Tallinnat, meie Tallinna restorane, meie publikut, kõike, et tegelikult nad praktiliselt kõik tahavad tagasi tulla. Meil on näiteks sellel aastal selline huvitav case, kus 2008. aastal oli meil Korea perekond siin, isa Jeon võitis meil parima režii auhinna ja siis oli nendega kaasas väikene tüdruk, ema on nagu produtsent. Täna on meil selle väikese tüdruku debüütfilmi esilinastus. Siin on ka tema isa oma uue filmiga ja mõistagi ema, kes on produtsent. Et see on nendel kõigil juba 6. kord olla Tallinnas. Et see on see, mis teeb nagu südame nii soojaks. Ja ma arvan, et see ongi võib-olla PÖFFi tulevik ja mitte ainult, tähendab, eks kõik need festivalid tegelikult kasvatavad endale seda sellist nagu lojaalset filmitegijate seltskonda ümber ja meil on ta juba päris ammu tekkinud selles mõttes, et isegi ka see, kui me saime A-klassi statuudi 3 aastat tagasi, siis ju eriti keegi ei uskunud, et me suudame seda A-klassi üldse teostada ja teha, et kõik olid nagu, me tundsime ennast, nagu oleksime me kõik seal palja tagumikuga kõrge palmipuu otsas ja kõik ootavad alla, et kuidas siis nii plaksutada, kui me sealt alla kukume. Ja tegelikult pääsid meid filmitegijad tonnel hetkel, kes on enne meie festivalil käinud, kes saatsid oma uusi filmi, oma sõprade filme, skaudid, kes neid üles leidsid ja nii edasi. Et see oli ikkagi tunne, mis on, ma arvan, tervele meie meeskonnale andnud selle jõu ja energia vaatamata kõigele ikkagi vaikselt ja visalt edasi rühkida. Mikk Ränström, et PÖFFi administratiivjuht peab nende staaridega vist ilmselt ka läbi käima või ei pea või? Ei pea, et selle jaoks on meil külaliste osakond, kes kogu seda asja haldab, et see PÖFFi logistika tervikuna on väga-väga suur ja meil töötab festivali ajal projektipõhiselt 60 inimest ja lisaks 450 vabatahtlikku, et üks inimene kõik kindlasti ei jõuaks, et minu asi on vaata, et nii-öelda need logistikaosakond oleks mehitatud ja siis nemad juba tegelevad sellega edasi ja samamoodi ka külaliste osakond ja palju-palju muud. Miks pärast praegusel hetkel peate ära minema, et muidu jääksid 3 seanssi ära? Ma loodan, et ikka ära vast midagi ei jää, aga meil tuleb on täna esimene seanss on filmimuuseumis, pole varem teinud, seal peame kohal olema. Meil on üks seanss, mis on välja müüdud, on liigutatud Apollo kinost Solaris Mustamäe kinno. Sinna tulevad väljaspool Tallinnat tulevad bussid ja meil hakkab kohe ka üks dubleerimisega seanss, et seal on vaja näitleja paika panna ja tehnika üle kontrollida, et seda jooksmist ja tegemist festivali ajal on väga palju, nii et iga minut on arvel, et tegelikult on päev on sekundi pealt ära planeeritud. Te olete teinud lühifilme, noores peast ma üllatusi, ma lugesin teie Wikipedia lehekülge, seal oli teie lühifilmide nimekiri. Te olite 17-aastane, kui esimest korda teie esimene film läks Berliini lühifilmide festivalile noorte. Ja, see oli üks inimene ja üks koolitööna tehti Wikipedia leht, et see otsiti kõik välja. Ma filmi nime ei mäleta praegu, mul on muud mõtted peas. Aga meil oli, kuna ma õppisin saksakeelses koolis, siis meil oli võimalik Saksamaale filme saata
ja meil läks väga hästi, et me hakkasin juba 9. klassi lõpus hakkasin isa tehnikaga filme tegema ja nii see elu minul läks, et juba kooli ajal hakkasime ka endale iseenda jaoks festivali tegema, et oma filme näidata, aga siis tulid teised ka välja ja hakkasid ka tahtsid ka filme näidata, et see oli natukene selline jah. Aga ja nii see on mul läinud. Suuri filme kavatsete ka kunagi tegema hakata Eestis või? Ma ei tea, ma selle peale ma ei julge lubada, ma selle peale ei mõtle, et pigem ma olen täna kahe käega ja südame ja sellega pühendanud ennast festivali tegemisele. Miks ma seda küsisin on see, et meil on üks täiesti fenomenaalne inimene Eestis, kes on teinud nii filme, kes on laulja, kes on kunstnik ja kes äsja pidas oma 60. sünnipäeva Hardi Volmer, et äkki saab, kus kohas meil Eestist kasvavad sellised inimesed, kes on niisugused inimesed, kes suudavad niimoodi töötada ja sellist loomingut endast välja anda. Need inimesed peaks kasvama juba maast madalast, et see ongi see, mida me tegelikult tahame, et me hakkame juba 1. klassist õpetama, mis asi see film on, mis asi see lugu on, kuidas seda jutustada. Ja tegelikult on see, et sa võib-olla kooli ajal teed bändi või teed filmi, aga võib-olla sinust ei saa bändimeest ja filmimeest, aga sa oskad vähemalt hiljem seda hinnata, natukene vaadata teistsuguse pilguga. Aga ma arvan, et kui maast madalast noortega, lastega töötada ja filmiharidus ja kõik see koolidesse suuremalt läheb, siis sünnivadki uued Hardi Volmerid. Ma olen täiesti veennud sellest ja me leiame nad üles ka. Aitäh, Mikk Randström, te peate nüüd ära minema, aga meie jätkame siit veel küsimustega edasi. Kõik PÖFFi filmid on vaatamisväärt, aga kuidas nüüd tavaline inimene nende filmide sees, tohutu suure hulga filmide sees, nende kataloogide abil, see kataloog on nii paks, et seda ei jõua isegi läbi lugeda täielikult. Kuidas ta saab teha oma valiku? Ma saan aru, et otseselt filmide soovitada ei saa, aga õpetage seda valiku tegemist. No ütleme nii, et see on nii, kuidas mina näen, et ta võiks teha. Aga Aivar, kes istub nii-öelda selles situatsioonis teisel pool lauda, võib ju kinnitada näiteks seda, kuidas tema teeks. Et meie oleme nagu selles mõttes oma programmimeeskonnaga mõelnud sellise süsteemi välja, et ennekõike lisaks kataloogile meil on olemas nagu meie kodulehekülg, mis on kataloogist isegi selles mõttes põhjalikum, et seal on võimalik, seal on ka tagide süsteem, et sa võid ju filmidele läheneda väga mitut moodi. Et sa võid otsida tagide pealt omale näiteks meilis sõnu, mis ütleme, puudutavad alustades žanrist, kas sa tahad draamat, melodraamat, horrorit, tahad sa armastusfilmi, tahad sa võitlusfilmi, actionit, tahad sa ajaloolist filmi ja mingites filmides on need tagid kukuvad kõik omavahel kokku ja sa saadki selle kätte, eks. Tag on mis asi? Tag on tunnussõna. Aga inimesed, kes nagu tulevad, siis nendel ei maksa vihastada ei iseenda peale ega ka programmi meeskonna peale, kui nendele mõni film ei meeldi, sest et selles ei ole mitte midagi ebanormaalset. Et nii ongi, maitsed on erinevad ja teiseks on see, et mulle tundub, et mida igal juhul on võimalik saada, kui sa võtad rohkem kui seal 3 filmi endale ette, siis see programm, kuna ta koosneb väga uutest ja värsketest filmidest, siis ta annab selle ülevaate, mis toimub maailmas. Et sa saad nagu tohutu informatsiooni kätte, et me keegi ei jõua reisida aasta jooksul 70 riiki, aga meil osaleb 70 riiki keskelt läbi selles programmis. Loomulikult ega keegi ei jõua ka läbi vaadata 70 riiki. No me tegelikult hiilime kusagil veel rohkem, kusagil üle 80 riigi, et vastavalt aastast on siis vahel 65, vahel 70. Et see on see võlu, et sa saad informatsiooni, mis sa muidu ei saaks. Et kuidas inimesed elavad, mis probleemid, missugused tänavad, korterid, kõik see on tegelikult tohutult huvitav informatsioon. Ma annaks võib-olla 2-3 nippi veel, et üks lihtne viis on alati vaadata, mida teile teada tuntud filmiinimesed soovitavad, sest väga paljud on täna hakanud ka vabatahtlikult, küll Facebookis, küll lihtsalt guugeldades andma oma soovitusi ja välja panema oma nimekirja filmidest, mis PÖFFil linastuvad ja kui teile see inimene meeldib, tema maailmavaade ja maitse, miks mitte siis teha tema järgi võib-olla mõningal määral joonduda.
teine asi on, ma kutsun üles, et minge PÖFFi filme vaatama nagu mingisugusele põnevale retkele. Et ärge võib-olla mõelgegi nii palju, et ärge unustage ära fakti, et jällegi, nagu me ennem rääkisime, Eesti on nii pisike ja see on erakordne asi, et siia tuleb 2 nädalaks niisugune komplekt maailma. Sest kõik need filmid on tegelikult pisikesed maailmad, eks ju. Nende taga on üks loovisik, kes on võib-olla mitmeid aastaid, eks ju, nii-öelda sünnitanud seda filmi. Eks ju, seal on taga tegelikult meeletu energia, eks ju. Ja vahest, kui sa lähed ja võtad sõbrad kaasa, võtate 2-3 õhtut või 1 nädalavahetuse ja võtategi ütleme 2-3 filmi ja lähete avastate lihtsalt ja valitegi teadlikult võib-olla nii-öelda filme, mida te muidu võib-olla ei läheks vaatama, eks ju. Või lihtsalt vabal hetkel esimene ettejutu film, jah? Ja just, et minge lihtsalt avastama, see on nagu põnev sõit kuhugi võõrasse riiki, et ei pea alati hirmsasti kõik asjad selgeks tegema, vaid sa lähedki nii-öelda ennast proovile panema ja teistpidi saama mingisuguseid väga erilisi elamusi, eks ju, et PÖFFi festival on omamoodi nagu niisugune reis põnevale uuele eksootilisele maale. Aga ma tahaks veel teha reklaami oma uutele põnevatele sündmustele, nii et kui te filme ei taha vaatama minna, siis 28. novembril on Kultuurikatlas rida huvitavaid sündmusi, mida siis meie uus algatus Creative Gate teeb. Õhtul kell 8 on võimalik pilet osta täiesti ainulaadsele sündmusele, mis on siis Black Nights Catwalk, kus tuuakse kokku Kultuurikatlasse 9 õhtuks mood, film, hästi hea muusika, ehk siis, et meil on maailma esilinastus Helen Sirpi ja 10 Eesti moedisaineri moelavastus, kus on siis nii kaasaegne tants kui ka siis 10 tuntud Eesti brändi teinud põneva etenduse, mis on ühelt poolt moeshow, aga samal ajal ka etendus. Me esitleme seal 8 tõusvat filmi näitlejat siit Eestist, Lätist, Soomest, Saksamaalt. Ja õhtu niisugune kirstordil on Sofia Rubina bändi ja DJ Julma väga kihvt show, mille muusika on omakorda inspireeritud filmidest. Nii et see kava on ka täiesti ainulaadne, sellist kava pole varem Eestis esitletud. Ja samal ajal päeval kell 12 avatakse Kultuurikatlas Eesti filmide kunstnike, filmikunstnike ühenduse poolt kokku pandud näitus, kus siis näidatakse meile kõigile armsate filmide rekvisiite ja kostüüme. Nii et neid saab päris tasuta minna vaatama. See on avatud kella 12 alates Kultuurikatla Blackboxi ees. Ja 29. liigub see näitus juba Nordic Hotel Foorumisse, kus ka kõik huvilised saavad siis seda vaadata. Ja meil on lisaks veel erinevaid professionaalidele sündmusi. Music Meets Film on väga põnev projekt, mis kestab 30. novembrist 1. detsembrini Nordic Hotel Foorumis. Ja samamoodi siis filmikunstnikele toimub siis ka ja näitlejatele 28. novembril päevasel ajal siis väga põnevaid kohtumisi siis selliste maailma tõeliste tippudega, keda me siia toome siis nii filmikunsti, siis filmide kunsti ja filmikunstnike valdkonnast ja ka siis näitlejaid otsivate agentuuride väga tipptegijaid Soomest ja Ameerikas, kes siis tulevad meie näitlejaid nendele meie oma kogemust jagama. Kuidas žürii teeb nendest tohutu suurest hulgast filmidest, eri ilmelistest filmidest, eri maade filmidest oma valiku? Mis on need printsiibid? No esiteks on see, et seal ei ole enam tohutu suur hulk, et meil on olemas 4 võistlusprogrammi. Ma mõtlen praegusel hetkel nii-öelda see meie omaenda töötermi suure PÖFFi. Eelvalik on tehtud juba, jah? Ja muidugi. Et seal on siis põhivõistlusprogramm, mis toimub kosmoses, kus on siis ka põhilised maailma esilinastused, rahvusvahelised esilinastused, kus linastub 18 filmi. Siis on meil debütantide programm ehk siis esimene täispikk mängufilm, võistlusprogramm, mis siis linastub Solarise Apollos ja kus on siis 16 filmi. Siis on uus sektsioon, on põhjusega mässajad. Et see on nüüd just seesama, et meie võistlusprogrammid on kõik ja teadlikult otsitud ja ütleme arenevad selles suunas, et nad on küll väga tugeva autoripoolse statemendiga filmid, autorifilmid, aga samal ajal nad on nagu publikusõbralikud, et nad on ikkagi sellised suuremad ja suuremaga kommertsiaalse potentsiaaliga saada levifilmideks.
aga kuna meile saadetakse ja on väga palju maailmas huvitavaid filme, mis on võib-olla väga raske levitada, aga nad on nagu tõeliselt sellised rebelid, et kes siis oma kas väljendusvahenditega eksperimenteerivad teemadega nii edasi, et selleks nagu luua oma sektsioon, selle me siis oleme nüüd see aasta, see on meil niisugune pilootprojekt. Ja siis traditsiooniline meie Eesti mängufilmide võistlusprogramm, mida siis tegelikult hindab välisfilmispetsialistidest žürii, muideks ka selle programmi on kokku pannud mitte eestlased, vaid meie välisprogrammi meeskond, et oleks igatipidi õiglane, kuna on ka Eesti film kasvanud nii suureks, et kõik ei mahu enam sinna, et tuleb teha teatud valiki, et olla selles mõttes puhas ja vaba igasugustest sisemistest pingetest siin, siis meie nagu kohalikud sinna oma kätt üldse külge ei pane. Mitu Eesti filmi linastub PÖFFil? Teate, ma jään vastuse võlgu hetkel. Ma ei ole matemaatikas kõige tugev. Ma arvan, et kas 6 või 8 või midagi sellist. Kogunisti? Ja. Siis kui palju üldse Eestis võib-olla aastas 6-8 filmi ja kõige rohkem? Lihtsamalt, seal on nüüd ka nii palju koostööfilme ja kõik nii edasi, üle 10 oli vist sellel aastal ikka kõvasti. Nii et jah. Ja loomulikult on ka see, et no nii mõnigi film, ega siis kui ta ei ole meid nagu informeerinud, et ta esilinastub nagu Swingersid näiteks, no ega mina nüüd teda mööda maailma taga ajama ka spetsiaalselt ei hakka, eks. Kas ma sain õieti aru meie täna Plussile antud intervjuus, et ütlesite, et siin on nagu eraldi Soome 100. aastapäeva puhul filmiprogramm? Ja see puudutab nagu eriprogramme, et eriprogrammidest on meil siis 2, meil on tavaliselt alati 1 riikidest on nagu fookuses see põhifookus ja see on siis pühendatud Flandriale ja Flandri filmile, mis on selles mõttes väga huvitav maailmas nähtus, et proovis kas iseseisva riigina ja iseseisva riigi filmikunstina säilitada ja hoida omaenda nägu tänapäevases globaliseerunud maailmas. Aga siin on olemas Flandria, mis on üks osa Belgiast, nii nagu riigitsi, nii ka siis filmikunstiga. Ja peab tunnistama, et nad on suutnud alates siis 1986 on see tärmin, kus algas Flandria filmi nagu tõus, et nad on suutnud välja kujundada väga omanäolise filmi, mis on väga tugev maailmas, väga hinnatud. Tõsi, arva teda nagu võib-olla alati tooda välja seda Flandria osa, ta läheb kõik üldise Belgia alla, aga ka täna on näiteks Oscari kandidaadiks esitatud belglaste poolt Flandria film, millega me avasime PÖFFi. Ja et selles mõttes see on nagu väga huvitav ja eestlased tegelikult peaks teadma kindlasti sellist filmi nagu Belgika vennad Ardennid või siis kas või Broken Circle Breakdown, mis meil linastus oli ülipopulaarne. Ja siis teine suur eriprogramm on meil seotud Soome 100-ga, mis siis põhimõtteliselt avatakse väga eksklusiivse seansiga tundmatu sõduri taaskordne 3. nüüd juba arvult ekraniseering, Agu Lohuimees on režissöör, ta külastab ja väisab ka Tallinnas selle puhul. Ja edasi siis reedel avatakse suur Soome filmi maraton, 48 tundi kinomajas, tunne ennast soomlasena. Ehk siis me lähtusime koos Valgetööde filmifestivaliga Soomest printsiibist, et kui Eestis on see, et sa ei ole ju eestlane, kui sa ei ole näinud Viimset reliikviat või kui sa ei ole näinud Kevadet ja veel umbes 8 filmi, siis Soomes see ajalugu on veits pikem, nii et tuleb see programm, esimesed juba lähevad 1938 aastasse, aga põhimõtteliselt on see siis nii-öelda Soome ja soomlase kultusfilmid. Ja see on tõsiselt nagu rariteetne programm, sest et me isegi ootame, et siia tulevad Soome filmifännid, sest mõnda nad ei ole ka ise saanud viimasel ajal nagu uuesti näha. Ja see on tegelikult tehtud nüüd kõige täiuslikum sellest programmist, mis soomlased ise ka restaureerisid ja tegid selleks, et saata väljapoole. Aga meil on siis nagu kõige suurem osa sellest ja siis sellele lisanduvad veel tango tantsimine ja Soome karaoke ja Soome disko ja saun ja Soome toidud, nii et see on 48 tundi tunne ennast soomlasena. Ma küsin tegest selle salvestuse lõpuks. Film on formeerinud inimeste maailmatöö juba 100 aastat. Me ei kujutaks maailma üldse ilma filmita, ilma televisioonita ette. Et mis on see vägi, mis on see fenomen, mis sunnib inimese kinosaalis istuma, unustama isegi nälja jäänu ja vahtima sellele helesinisele ekraanile?
see on selline $1 miljon küsimus ja $2 miljon vastus peaks olema. Et põhimõtteliselt mul oli kunagi üks väga hea kolleeg ja sõber nimega Jüri Sillart, kes armastas ütelda, et film see on unenägu. Ja siit edasi arendades siis, ja ma olen taga selles mõttes päri, et meil kõigile meeldib näha und, meil kõigile meeldib unistada ja unenäod on sellised, mis on nagu ühelt poolt nad on ju nagu sõnum reaalsusest, eks, et kõik on nagu päris elus, aga siiski natuke teisiti. Ma arvan, et siin kusagil, vähemasti minu jaoks on see fenomen peidetud ja film on ka selline tore asi, et noh, seda võib võtta jälle muidugi kahetpidi, aga näiteks ka kogu see tehnikarevolutsioonid ja katsetused ja see värskus, et tal on nagu see võimalus olla ka kogu aeg kaasas ja populaarne nendele uutele põlvkondadele, kes tulevad, sest et kõik, mis tehnikas avastatakse, see ikka nii või naapidi ka selles filmis nagu kajastub selle filmi enda, filmivahendite arengus. Ja samas on olemas jällegi midagi, mis on nagu väga stabiilne, et see kahe niisugune kombinatsioon ja stabiilne on ikkagi kusagilt see sisu, need teemad, ainult et nad muutuvad ajas, modifikatsioonid toimuvad ja kindlasti, mis ilmselgelt, sest jääb igaveseks, sest et on ju ennustatud, et küll see film pidi surema siis, kui tuli televisioon ja siis ta pidi surema, kui tuli video ja ma ei tea, kõik ta sureb iga kord, aga tegelikult ei sure ta kuskile, sellepärast et on olemas pime saal, kus me kõik oleme võrdsed, ole sa vaene või rikas, mees või naine, laps või täiskasvanu, me kõik naerame seal koos, me kõik nutame seal koos, me kõik oleme põnevusest lolliks minemas, kui me vaatame mingisugust thrillerit või horrorfilmi või muidu actionit, et see ühiselt elatud emotsioon on see, mis peletab selle rähnipoja puu otsa ehk vaataja oma kodukinost ka isegi, kui tal võib ta olla super ideaalne päeva lõpuks ikkagi sinna kinosaali, sest no loll on ju üksinda naerda. Ja selles on olemas oma võlu ja ilmselt see võlu jääb siia pidama ja püsima. Vähemasti mina olen küll seda veendunud ja need unenägusid, olgu neid ikka rohkem. No tänapäeval film on ennekõike meelelahutus, eks ju, ta on tema kõige suurem miks seda vaadatakse, miks teda armastatakse. Aga ma arvan, et PÖFF tuletab meelde seda, et film on ikkagi kunstiteos ja kunstil on see eriline roll, eks ju, meie inimeste elus, et ta saab tihtipeale öelda asju, mida ei saa otse öelda. On selleks siis poliitiline olukord ei võimalda seda, film on mänginud tihti täiesti märgilisi ja pöördelisi rolle, eks ju, ka mingite riikide ja rahvaste saatuses, eks ju. Film võib nimetada asju, mida ei saa hästi nimetada, võib-olla otse. Me räägime võib-olla mingite vähemuste õigustest, kus otse ei ole võimalik öelda, aga filmis saab öelda. Ükskõik mis muus kunstivormis samamoodi, et kunst ikkagi ennekõike hea kunst minu jaoks on see, kui ta astub vastu sellele peavoolule, et ta julgeb öelda nii-öelda, et kuningas on alasti, eks ju. Lihtsalt erinevad kunstivormid ütlevad seda erinevalt, aga film, ma arvan, on lihtsalt üks kõige paremini arusaadavam kunstivorm ja ta lihtsalt sellepärast on nii kütkestav ja tõmbab nii palju inimesi kinosaalidesse, et tegelikult inimesed tahavad ka kuulda seal seda tõde, eks ju, mida võib-olla tihtipeale selles meeletus infotulvas kas ei oska leida või sa otsid seda, aga sa ei leia seda ja siis sa äkki seal kinos ja selles filmis sa just nimelt, näed, siin see oligi. See on nii ilusasti öeldud. Aitäh, Tiina Lokk, aitäh, Aivar Roop, et te tulite Horisondi saatesse rääkima Pimedate ööde filmifestivali kavast ja sellest, kuidas seda festivali korraldatakse. Teiega, head televaatajad, kohtume taas nädala pärast, neljapäeval kell 19.05. Seniks teile kõike head. Nägemiseni.